minu jaoks ütleme juhtimise koha pealt on, ma isegi ei oska nagu seda juhtimist niimoodi, et mis on nagu tähtis ja mis mitte, aga on probleem või nagu selline challenge, mis on sellistel ettevõttel nagu meie, mis on nagu nullist kasvav, eks ole, ja mis tegelikult muutub iga aasta, iga päev on nagu see, et see juhtimise roll nagu muutub, eks ole, muutub, kui sa nagu ettevõtte alustad, siis sa juhid asju, teed nagu kõiki asju ise, siin kirjutad mingeid värke, teed tööga ise ära, ja siis järgmine samm on nagu see, et sa kõiki sa ei jõua teha, et sa pead nagu leidma kellegi, kes nagu aitaks sul midagi teha. Ja siis nagu kolmas samm on see, et siis sa enam ei mõtle seda ka nagu mida teha, eks sa ei jõua seda kõike mõelda, et sa mõtled, et kuskil on nagu mingi hea inimene ja sa loodad, et ta teeb ka nagu õigeid asju, eks ole. Et see nagu, et see ettevõtte juht nagu sellises kasvavas firmas suudaks nagu sellega kaasas käia, on üks nagu selles mõttes selliseid, on igal pool maailmas selliste nagu, ütleme, Google'i tüüpi firmade probleem on, et asutajad tihtipeale ei ole nagu sellised inimesed, kes suudavad, eks ole, pärast juhtida mingit miljardi korporatsiooni, et erinevad inimtüübid on ju. Et siin võibki olla nagu see, et nagu ettevõtte nagu asutajana või nagu igapäevas juhina pead sa nagu ütlema, et ma tegelikult ei ole võib-olla see õige mees hoopis seda ala nagu Eestit juhtima enam, sellepärast, et siin on nagu vaja teistsugust inimest, et lasta nagu lahti sellest ja usaldada. See on nagu hästi nagu keeruline teema ja nagu mis ka sellised nagu inimesi nagu mina, nagu, mis on probleemiks, on nagu selgelt see, et sa on nagu niivõrd detailides sees ole, et sa nagu juhid Baltikumi peaaegu suurimat maaklifirmat, eks ole, ja aga see on nagu kohati juhtud ala mingit programmi ise tegema, et nagu siis imestad, et miks ma nüüd seda siis teen, et ma ei peaks seda nagu tegema, aga sul on nagu mingid siuksed nagu, ütleme, alad, mis on nagu, sa nagu oled süviti sees ja sa nagu teed neid asju. Kas selles äris nii saa olla nagu Bill Gates oli? Ta oli peaarhitekt kuni viimase hetkeni. Et ongi, et Bill Gatesi nagu selline siis meilis valdkond oli programmeerimine, on ju, ta oli, Bill Gates oli üks võimalus, mis talle noorena avanesid kasutada maailma esimest arvutit, et oli palju õnne ja see on see, mida ta nagu oskas, eks ta oli ka programmeerija, aga eks ta loomulikult tema nagu ju kokkuvõttes, mis sai selle juhtimisega hästi hakkama ja et aga see, et saada nagu lahti sellest, et inimesed, kes on alguses selle juures, peavad ka nagu automaatselt nagu siis nagu ettevõtte juht. See on huvitav temaatika, et sa siis põhikompetentsi hakkad järjest käest ära andma. Ei, absoluutselt mitte, meie põhikompetents on nagu, pigem on see nagu minu jaoks ka see nagu ala, mis on minu nagu kirg, on see, eks ole, see arendus ja nagu siuke... Aga mida sa arendad, kui sa ei proge? Ei, progeda õnneks ei oska, muidu ma võib-olla proges ka ära tipuks. Aga mis see arenduse objekt, mis asi see on, mida ma siis saaks vaadata, et sa oled nüüd hästi teinud, valvasti teinud? See keskkond? Näiteks, jah, keskkond, nagu sõnum oli, täna me tegeleme mingi uue tootega, eks ole, et mida nagu turule tuua, et siis on nagu joonistadki neid piltlikult öeldes joonistad ekraanivorme, mõtled, kuidas nagu klient seda siis nagu kasutas, kuidas maakler seda kasutas, mõtled nagu milliseid asju sealt tootest nagu eemalda, milliseid mitte, et see nagu kõik, et see nagu valmis kirjutada see kood, see on, ma arvan, selle arenduse juures võib-olla 20% asjast on, et see koodi kirjutamine on... Ja seda võimalus sul on, et sa saad sellega tegeleda? Nõnda nimetatud uue asja disainimisega? Täna on, jah. Täna on see üks võimalus, mis selle nüüd tekib, see ongi see, et Eestis on meil nagu Eesti juhatuse esimees, meil nüüd enam paar kuud ei ole, et siis on nagu tulk sellist igapäevast mingit mudru nagu telefonikõnes ja meie tuleb nüüd 20 korda vähem, on ju.